Tere tulemast tagasi vaatama popmuusikasaadet Weekender. Igal nädalal on meie kaamera ees artiste, kes on populaarsed omas nišis või laiade masside poolt palavalt armastatud. Eduni poleks nad aga ilmselt jõudnud, kui nende selja taga ei oleks inimesi, kes selle nimel palehigis tööd teevad. Et nende laulud ikka hästi kõlaksid, et neid mängitaks raadiotes ja et staarid saaksid laval särada ning ei peaks administratiivmuredega oma pead vaevama. Eesti Fonogrammitootjate Ühing tunnustas sel nädalal taas parimaid muusikatööstuse professionaale. Ühtekokku jagati auhindu 17 kategoorias. Eesti-suguses väikeriigis on aga sageli nii, et mänedžeri töö teeb ära artist ise. Nii kuulutatigi aasta parimaks mänedžeriks Sandra Vavarna Träädet Täkist. Jalmar saab homme ärgata aasta manageri kõrval. Et ütleme, et Eestis ei ole päris nii, et ma võtan nüüd manageri, kes teeb ära kõik asjad, et ütleme nii, et ma arvan, et esiteks bänd peab väga palju ise ära tegema, niikuinii, et kui see manager, näiteks meil on välismaal manager, ülemaailmne manager, eks ju, aga me peame andma talle kõik asjad, et hästi paljud bändid Eestis arvavad, et nii, otsime manageri ja kõik hakkab minema. Ei, keegi ei kirjuta sinu eest tekste valmis, keegi ei tee sinu eest pilte valmis, videosid ja nii edasi. Kõik see tuleb nullist ise teha ja siis sa saad, võib-olla mõni manager tunneb huvi sinu vastu, eks ju. Et päris nii ei ole, et ma lähen otsin endale manageri, et Eestis küll nii tehakse, aga nendel nii-öelda manageridel on täpselt samad teadmised, mis sellel bändil endal tihtipeale. Et muidugi ma ei räägi siin, eks ju, agentuuridest, nagu meil Eestis on ka, kus meil on superstaarid all, kes on siis agentuuride all, see on täitsa teine asi. Aga mõtlen sihukese alustava bändina, et siis pigem nagu ennast ise üles ehitada ja siis võib-olla keegi tunneb huvi, et kui tal on juba millegagi töötada. See kuidagi läks loomulikku radapidi, et minu natuke initsiatiiv oli seda bändi alustada ja kuidagi ma olen näinud selles bändis potentsiaale ja mulle meeldivad sellised väljakutsed. Et näiteks bändikaaslased Tõnu kindlasti ei ole seda tüüpi, et ta viitsiks asju ajada kogu aeg ja Jalmar küll on ja tegelikult Jalmar järjest rohkem on ka ütleme abis kõiges. Me arutame kogu aeg, isegi nii, et me vahepeal peame kokku leppima, et nii, nüüd pool päeva ei aruta bändi asju, et paratamatult see on ju täiesti läbi põiminud meie eludest, et me reisime koos, me oleme kogu aeg koos. Nüüd me olime 24 tundi, Jalmar oli Setumaal, et see tundus nii imelik, nagu, et me ei olegi koos. Tead, näiteks enne kontserte mul ei ole nii, et ma pean olema tund aega vaikuses. Mind näiteks, ma võin vabalt veel postitada 2 minutit ennem sotsiaalmeediasse. Mind elutab see, mind käivitab see ja see on jumala okei. Et mõnel inimesel on vastupidi päev otsa vaja olla vaikuses ja teha mingeid rituaale. Aga loomingulises perioodis siis küll, siis ma lülitan kõik välja, telefoni panen vaikseks ja arvutit ei ava ja kui me kirjutame muusikat või kui me oleme laagrites. Träädet Attack con noi, voi sapete durante I nostri collegamenti, anche durante la settimana che vi proponiamo e facciamo conoscere. Meie masterplaan mängida igas maailma riigis sündis tegelikult naljane, sest üks ajakirjanik küsis meilt küsimuse, kui me olime ainult 6 aega vanad ja meil oli ainult 5 lugu, küsis, et mis on teie suur eesmärk selle bändiga ja kuhu te tahate jõuda. Siis mõtlesime naljaga, et meie eesmärk on esineda igas maailma riigis. Ja see hakkas kuidagi niimoodi meiega järgi käima. Tere! Kuhu me läheme? Siis küsid, kuhu me läheme? No me läheme Hiina ja siis läheme Lõuna-Koreasse ja... Just tulime tagasi üleeile, sai 28. riik. Et vaatame, ega see ei ole meie prioriteet. Meie prioriteet on ikkagi ehitada üles rahvusvahelist karjääri ja ikkagi järjepidevat karjääri, et kui on vaja käia 1 aasta ainult Saksamaal, siis sinna me ka läheme, kui agendid seda ütlevad. Ainsana pälvis 2 auhinda Bert Brickenfeld, kes tunnistati parimaks produtsendiks ja ka parimaks miksijaks. Bert Brickenfeld.
Juba aastaid on Bert koostööd teinud ka legendaarne Recordsiga, mis kuulutati parimaks plaadifirmaks. Selle plaadifirma eestvedaja on minu silmis tõeline, kuidas öelda, isa lõvi võib-olla. Tavaliselt, kui ma auhindasid saan, siis ma ei ole üldse üllatunud, sest ma tean, et ma saan. Aga täna on nagu esimest korda päriselt, kui on üllatus. Mis esimese plaadi andsime välja vist 2005 või 2006 ja selle ajal ikka võtsime malli ikkagi USA meeste pealt, et kõigil pidi olema oma riidebränd ja oma plaadifirma. Ei asjaajamine on nii legendaarne, kõik asjad viimased minutil, sest keegi ei viitsi midagi sebida, saaks pulli, aga kui rahvas on rahul, siis on põhimõtteliselt ju pohhui. Äkki kui kõik oleks teistmoodi, siis ei oleks enam nii lahe ka, aga nii need asjad käivad meil, nii legendaarse. Me tegime Toad Tag'i sel ajal ja Toad Tag'il me saime väga populaarseks ja imelik öelda, aga meil jäi natuke raha üle. Kuna tegemist ettevõttes auhindadega, siis ma võin öelda, et siis nüüd ka meie põlve otsas tehtud plaadifirmast on saanud ettevõte. Rahad hakkavad liikuma selles mõttes. Elus korra tahaks naisel osta kalli kasuka. Ja mõtlesime, et me aitame siis oma sõpru, kellest suurem osa ilmselt olid räpparid, aga kõik ka mitte ja näiteks ka Winnie Puh on ju. Me aitame neil ka plaati välja anda, sest me natukene juba teadsime, kuidas see muusikabusiness nii-öelda käib. Ja siis me aitasime nii-öelda ja meil on tegelikult siiamaani see mõte, et me teeme seda puhtast sellisest entusiasmist, et aidata siis teisi, kas siis noori või teisi ägedaid muusikuid nii-öelda, et nad saaksid oma muusika nii-öelda avalikkuseni suurema, laiema publiku ette viia. Et ma arvan, et see ongi kõige tähtsam plaadifirma hetkel Eesti hiphopis, et siiamaani hoida lippu kõrgel ja me kõik teame, et plaadimüügi numbrid on nagu nad on, eks ole. Kõige edukam ilmselt oli 5 Miinust, kes tuli täitsa nullist, keda praktiliselt ennem polnud üldse olemas. Ma mäletan, et ma olin nende ühte mingit laulu kuulnud, ma astusin kuskil peol ligi, ütlesin, mehed, kas te plaati tahate välja anda? Siukeses peo meeleolus, me okei, saame kokku, räägime ja siis ma pärast mõtlesin, et ma olen ainult ühte lugu kuulnud, et ma teadsin sealt ühte tüüpi ennem ja mõtlesin, et täitsa pekkis tegelikult me kujuta ette, et mis see ülejäänud stuff on. Aga kuidagi juhuste kokkulangemisel oli nii, et just see nišš Eesti hippu seal täitmata, siukene peoräpp, natukene ütleme diskobiidilik peoräpp oli puudu Jala pealt maha rannas, iga miis, nippel hüpnob ära, titav on tiis, see nümf on laaperla, seega külalita pliis, sa seal kõrval nägu firma logoga fliis. Sa oled piisavat mees või niisama mees, piisavat mees või niisama mees. Ja muidugi oli mul väga hea meel, et me saime ikkagi Beebiluusta musta lipu ka välja anda, mis on ilmselt läbi aegade üks süngemaid ja üks ägedamaid hip-hopa albumeid üldse. Ma juba 10 aastat tagasi ütsi, et see sitt müüb hästi 100 laipa aastas rohkem kui siin salmis hüüda. Must lipp oli veel kõvem plaat kui see eelmine plaat, et teha teine plaat poole aasta jooksul, mis on parem kui esimene, see on ikkagi reitsilt kõva sõna, nii et big up Beebiluust. Nagu Kartaago, B-lõust imperato, fuck kaapo. Nad ütlevad relvaga, kuidas sa relvata elada tohib, nagu Plato, ori. Sa ära teeni, vaid teeni, kool soosib, et vana ja haigena avastad su revolutsioon pooli. Ette söödetud soovid, alates sünni hetkest riik voolib, nagu sa oleks su rooditoorid, kanoonid. B-lõust on kroonid, looja, avan su pooride sisse, panen oma bakteroloogia. Mina kui seal kõrval salvestaja, produtsent ja pärast ka miksija, et ma mõnes mõttes nii-öelda võidan ka selle artisti usutavusest selles mõttes, et ta tuli stuudiosse, proovis ühe korra läbi, proovisime mikrid järgi ja teise korraga juba läks kõik linti. Et ta on väga töökas mees ja tal on kõik asjad ennem ette harjutatud ja ära kalkuleeritud, et hiljem on just sükene lõpulihv veel vaja anda. Saadan värsid endas sööt. No võtta, ühe asja peab selgeks tegema siin, et ma olen väga palju saanud süüdistusi selles, et ma kasutasin nii-öelda plaadifirma inimesena selle olukorra ära. See on absoluutselt vale ja see mulje või ma saan aru, millest see mulje jäi, aga see on absoluutselt vale, kuna tegelikult meil oli reedel
reede hommikul oli Babylõustaga jutuajamine, et me paneme kõik ta 3 plaati müüki digitaalselt ja ta ütles, et ta laseb kujunduse teha. Ja siis, kui pühapäeval tuli see uudise avalikuks, siis ma istusin kodus ja mõtlesin ikkagi tükk aega, et mida nüüd teha. Aga rääkides, ütleme paari inimesega, kes on siis samuti nagu seotud Babylõusta plaadi väljaandmistega, arutasin asja, siis nad ütlesid, et ainuõige otsus on seda teha, sellepärast, et kinni istudes teatavasti väga palju raha ei teeni ja et seal paremini hakkama saada on raha vaja ja et tegeleda advokaatidega on ka raha vaja ja et see süüdistus, et ma selle olukorra ära kasutasin, see on ikkagi absurd. Et ja selles mõttes, et kui Babylõusta välja tuleb, et siis ma saan talle selline start. It's not much, but it helps you ümbriku anda. Maksud on makstud. See mees on autoriteet, nii pistiita valmis. Legendaarsega meil on selles mõttes nagu siuke ühistee juba olnud, ma arvan, sellest ajast, kui nad oma plaadifirma tegid. Et minu teada esimene asi, mida ma miksisin, oligi Metsakutsu vist teine album, kui Henri mulle helistas ja ütles, et kuule, et sa siin oled mingeid teisi asju ka miksanud, eks ole, et võta see plaat ka, et viitsid, äkki tee ära nagu. Et enne ju ainult enda bände sai teha ja enda sooloprojekte. Ehk et võib-olla Eesti rap made me do it. Tal on kuidagi väga hea kõrv ja tal on nagu eriti hea selline ütleme niimoodi, et ta annab nagu hästi palju nagu lisa, mis ühe nagu produtsendi nagu tegelikult point ongi, mis teeb nagu sellest ütleme siis sellest muusikalisest ollusest nii-öelda selle laulu. Ära mine närvi, ära mine närvi, ära mine. Ja tal on hästi palju selliseid ideesid, fresh ideesid, kuna ta on ikkagi meie mõistes ikkagi globaalne artist, on väga palju ringi käinud, väga palju erinevat muusikat kuulanud. Burton Beats, huge global club music producer. Mõnikord võib olla näiteks põhi nii nõrk, et miksimise käigus võib selguda näiteks siuke asi, et ma olen asunud seda lugu hoopis nagu servast ka produtseerima. Või siis, kui lugu on väga hästi kirjutatud, arranžeeritud, kõik asjad langevad kuidagi täpselt sinna õigesse auku, et seal ei pruugi nagu mingit nii-öelda muutust olla. Küll aga, kui see on ka näiteks artisti soov, et ma midagi nagu lisan või ütlen omalt poolt näiteks ka, ja tegelikult ka produtsendi ülesanne mõnes mõttes ongi see, et võtta nagu bändist see kõik, mis tal on ja nii-öelda kõik see parem ja suunata nagu õigele nagu suunale või õigele teele. Aga just see võib-olla mingi eheduse moment, et selle peab nagu kuidagi oskama välja kuulata, et võib-olla on mul ka see õnnestunud, et see on selline kunst, mis tuleb aastatega, kuna need auhinnad nüüd käivad nagu käsikäes, eks ole, et siis ma arvan, et kõige suuremat sükest nagu pinget ja sellist uudishimu ja kõike muud pakkus Elephants from Neptune'i plaat. Et kuna hip-hopi olen ma teinud hästi pikka aega, aga see rockiplaat kuidagi pani nagu hoopis teistmoodi tundlad käima, et ja tekkis päris palju selliseid momente, mida ma tegelikult ka selles töös nagu otsin, et leida selliseid uusi avastusmomente ja iseennast selle keskel.